kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Ja meie deklaratsioonid ja eneseväljendused ütlevad seda, et Eesti Vabariik eksisteerib põlisrahvastele ajalooliselt kuuluvatel maadel ja merealadel ja käitub neokolonialistliku režiimina, kes põlisrahvaste olemasolu ei arvesta. Vastupanu ja alternatiivsed liikumised. Koroonapandeemia äratas paljusid inimesi nägema läbi mängu, mida valitsuste tasemel mängitakse ning mis on aina süvenev. Rahvalt on ära võetud võimalus kaasa rääkida ja otsustada riigi asjades ning kodanikkonda käsitletakse kui lambakarja, keda saab juhtida vastavalt vajadusele. Tänases saates arutame, kuidas seda kõike muuta, samuti mis on kodaniku vastupanu ning tutvustame Eesti poliitiliselt mõjukaid rahvaliikumisi. Ja seni siis toimub kõik ajutise standardi alusel, kuni nüüd siis see uus 2025. aasta standard peaks realiseeruma ja põlisrahvaste õigused kehtestama. Nüüd Lepkonis on siis see kolmas printsiip kirjeldatud järgnevalt. Eestlased on põlisrahvas ja kuna eestlastel on riik, siis eestlastele mingisugused õigused ei laiene. Eestlased on sellega siis omast võttes selili, pidades ennast põlisrahvaks, käituvad nad kui koloniaalrahvas ja diskrimineerivad kõikide ülejäänud rahvaste, kes siis ennast põlistena on siin määranud olemasolu, eitavad seda kõige kõrgemal tasemel. Nägid võimalust, et toimub mingisugune uus algatus ja tulid siis kokku just nimelt selle mõttega, et nüüd on võimalus midagi ise ära teha enda moodi. Et mis see enda moodi on, keegi teadnud seda, me hakkasime neid asju arutama esimestel kokkusaamistel. Ja minu enda osa konkreetselt oli suhtlemine siis loojaga nii-öelda, kaasamine nii-öelda neid loodusseadusi ja jälgida siis loojaseadusi. Tuulikuparkide rajamised üle Eesti, kuidas siis peavoolumeedia siis teid tembeldas, et rändaktivistid või kes te olete, nad teavad väga hästi, mis liikumised käivad nii-öelda võitlemas selle jama vastu, mis Eestis toimub. Minu meelest üks kõige võimsam organiseeritud tegevus, mida võib vastupanu liikumiseks nimetada, just nimelt sellepärast, et ta on rahumeelne ja tugineb rahvusvahelisele õigusele mitme erineva kandi pealt, mida juba Lembit Õndsseiner rääkis, siis olgi põlisrahvaste organisatsioonid. Meid ei hakataks reservaatidesse tänu sellele suruma, et me oleme põliseks ennast tunnistame. Ehk siis me peame neist õppima. Me peame suutma seda maad hallata, mitte et meid surutakse kuhugi ära tänu sellele. Just nimelt, see on väga oluline, et meie reservaadiks saaks olla täna Eesti Vabariigi territoriaalne terviklikkus. Sinna mahuvad ära enam-vähem kõik Kihelkondade Liidu liikmed. Natukene tekib meil probleem lätlastega, küll me saame, võtame Pikatid ja Angud ja Labid ja Lappi. Lätlastega tekib sellepärast, et ikkagi me peame saama liivlaste omavalitsuse põlisrahva õigused ka ja siis lätlased natukene on kurjad peale. Jah, et siin puudub see vahe tegelikult rahvusvahelistes konventsioonides, siis ILO 169, see, mis on see väga tummine dokument, see sõnastab, et tegemist on põlis- ja hõimurahvaste kaitseks loodud konventsiooniga, et kuna puudub see otsene piir selle vahel, et kes või mis on hõim ja kus maalt algab rahvas, et põlisrahvad on väga erinevad. Ma leian, et põlisrahvaste liikumist ootab väga suur ja helge tulevik, sellepärast et
tal on väga võimsad liitlased, nimelt äärmusglobalistid ja äärmusglobalistidel juba rahapuudust ei ole. Miks ma ütlen, et äärmusglobalistid on liitlased? Sellepärast, et põlisrahva liikumisel ja äärmusglobalistidel on üks ja sama eesmärk. Nimelt hävitada rahvusriigid, hävitada rahvused. See, mida näiteks Lembit Tõns mainis rahvana, see on ju tegelikult hõim. Pangem ikkagi nagu alguses mõisted paika, siis saab tekkida mingi arutelu. Need on hõimud, läänlased, saarlased, järvakad, virulased, need kõik olid Eesti hõimud. Ja ajaloos on selline selge areng täheldatav. Kui hõimud omavahel ühinevad, moodustavad hõimuliidu ja kui see areneb edasi, tekib riik. Ja sellest tagasiminek, tähendab, ütleme, riigi tasandilt hõimu tasandile mineks on tagasiminek, kängumine. Ja kui see juhtub, siis ootabki ka eestlasi näiteks aborigeenide või siis maooride saatus. Minul on konkreetselt Lembitule küsimus. Lembit, ole hea, ütle, kuidas näiteks see põlisrahvaste liikumine on seni võidelnud Eesti vaesumise vastu. Selle vastu, et Eestis valitseb sõjahüsteeria, inimesed on hirmul. Mida on põlisrahvaste liikumine selleks teinud ja mida ta pakub? Nii et soovin Issand Kalvetile teinekord leida aega ja arutada, lugeda neid samu alusdokumente, millega me oleme tegelenud, milline põlisrahvaste seisukoht paljudes küsimustes ja mitte kõrvalt ja arvata ära, et nad nagunii on sellised. Nii et globalistide teenistuses on pigem need, kes meid selleks süüdistavad. Nii et aitäh siis praegu. Alternatiivsete liikumiste teemad siis põlisrahvaste suhtes, ma arvan, et eesmärk on kindlasti üllas. Kahjuks me teame, et ÜRO poolt nagu on teatud mõttes sõlm ees ja valitsus, mis meil see libavalitsus iganes on, et see ju ei tunnusta neid põlisrahvaid, et seda oli juba näha siis, kui Kaja Kallas käis seal Nursipalu teematega seonduvalt rahvaga kohtumas ja selles valguses, kui me jõuame üldse järgmisse aastasse, siis võimukandjate ikkest vabaks, kui me jäämegi ütleme nendeks, keda sunnitakse siit ühel hetkel lahkuma või siis otseses mõttes orjastatakse. Praegu selles segases ajas võib ju öelda, et siin on ajaloos igasugu asju ette tulnud ja inimesed on ära minnes ikka ennast ära päästnud. Aga on ka neid, kes ei ole ära läinud ja elu on neid hoidnud ka siin. Peab lähtuma sellest, et kui sa põgened hirmuga, siis see hirm jääb sinuga. Need lihtsalt inimesed, kes elavad siin maal, võtaksid julguse ja ka vastutuse, et see on minu maa ja mul on õigus kaasa mõelda. Kui me täna kõik koondume hõisuga ühe asja alla, siis selle ühe asja saab väga peenelt maha võtta. Võrumaa näide, kuidas meil see põlisrahva asi läheb niimoodi natuke kaaperdatult, aga ei ole hullu. Ja kõik võimalikud küsimused, ideed, mis kellegi üles tulevad, et kõik on teretulnud. Teeme koostööd. Koostöö on kõige olulisem. Just täpselt. Koostöö.